No kõigepealt see, et eks selline otsus ei ole nagu puhtalt ühe emotsiooni otsus, et see on väga tõsine otsus ja ma olen pidanud nõu ja konsulteerinud väga paljude erakonna liikmetega, piirkondadega ja päris suurt toetust on avaldatud mulle ühelt poolt. Teiselt poolt see, et eks Keskerakond peab edasi minema sellise positiivse suuna ja programmiga. Meil on väga selge siht kaitsta oma programmi, oma valijate huvisid ja oma liikmeid. Ja kolmandaks, ma saan väga selgelt aru, et täna on juhtimisalal Keskerakonnas päris suured probleemid ka rahastusaspektist ja need tuleb korda teha. Ma tunnen siin vastutus kui erakonna liige, kui erakonna juhatuse liige ja sellest tingituna see otsus tuli ja eeskätt on ikkagi see otsus vastutus. Ma tunnen vastutust väga selgelt siin Eesti elanike, Eesti riigi, Eesti maa ees. No, tõsi on see, et me ei tea ju, kes saab valitud, seda otsustab 5. november ja Keskerakonna kongress. Kui ta ei saa valitud, on Keskerakonna liige Edgar Savisaart endiselt. Kindlasti ta on oodatud väga selgelt meeskonda. Keegi ei ütle talle, et sa oled siin üleliigne. Keskerakonnas pole mitte ükski inimene üleliigne. Ja loomulikult Edgar Savisaar on nii auväärne persoon, et kui ta näeb seda võimalust, avaldab soovi, siis kindlasti auesimehe ametipositsioon on kindlasti väärikas.